Tere tulemast kuulama Innermondi podcasti Kui seinad räägiksid. Selles podcastis avame ukse teemadele, mis muidu jäävad nelja seina vahele. Tänase podcasti teema siis on, kuidas saada hakkama. Ja ma arvan, et see on selline teema, mis meil siin pidevalt õhus viimasel ajal on. Ja sellepärast me selle siin täna võtsime ka, et natukene siia süübida sellesse teemasse, et vaadata, et mis siin siis tegelikult on. Ja selle põhimõtteliselt on iga kord, kui keegi mul siit uksest sisse tuleb ja ma saan aru, et on mingi teema, et ma ei tea, kuidasmoodi ja mismoodi ma siin ja kuidas ma sellega ikkagi saan hakkama ja ma ikka ei suuda siit edasi minna. Tegelikult selle all on alati hirm, et see on alati seotud hirmuga. Ja hirmu, et kui mul on tugev hirm, siis selles on seotud alati ärevus, depressioon. Nii et see on alati hirmuga seotud asjad. Nii et kui sa tunned ärevust ja depressiooni, siis seal all on alati hirm. Ja kui ma tean lõpuks seda aluspinda seal, siis ma tegelikult saan seda ka parandada või seda enda sees selgemaks teha või ka isegi kaotada, et ärevus kaob ära, kui hirm kaob ära. No siin ma lisaks ka vahele, et mis minu kogemus nagu väga tihti ütleb ja tegelikult mida ma ka ise olen hakanud paremini nagu fookusesse võtma on see, et hirm ja ärevus ei ole üks ja seesama. Need on kaks täiesti erinevat emotsiooni, et üleüldse tasuks nagu endale teadvustada, et mis see hirm on, et mida meile nagu ka ütleme, kui me nagu vaataksime nii-öelda Wikipeediat ja et mida ta ütleb hirmu kohta või mida ta ütleb ärevuse kohta, et siis hirm on ikkagi see, mis on tõesti, et kohtad metsas karu või ehmatad jääd auto alla, seal võib tekkida, eks ole, hirm on ju, aga enamasti on ikkagi see asi meil selline hirmutsoon väga tihti aetud segamini ärevusega ja see kogu aeg vibreerib, see on nagu kogu aeg meis olemas. Et ma nagu tahan viidata siia seda, et me arvame, et mul on hirm, ma kardan seda, mul on hirm, aga tegelikult see ei ole hirm, et see on ärevus. Ja see ärevus on nagu nii nagu inglise keeles common, eks ju, ta on niivõrd nagu laiali valgub, niivõrd kogu aeg olemas, me ei pane seda enam tähele. Elame selle ärevusega kogu aeg päevast päeva. Ja kuidas siis nagu hakkama saada, see on nagu selline huvitav teema, et tegelikult selle küsimuse taga on tihtipeale illusioon. Et illusioon selles, et ma ei saa hakkama. Väga tore. Et see on selline illusioon pilt. Tegelikult me nagu endale seda illusioon pilti ei taha tunnistada, et me oleme selle kuvandi enda jaoks loonud. Et tegelikult see ei pruugi üldse nii olla. Ja kui ma nagu sellest lõpuks aru saan, siis tundub see päris nonsense on ja. Kuigi praegusel ajal on tihtipeale selliseid kohti, kus tundubki, et asi jookseb väga puntrasse ja tundubki, et ma päriselt ei saa hakkama. Sellepärast, et kui me siin vaatame praegust olukorda, siis on tõesti väga keerulisi kohti inimestel. Aga siit, et kuidagi hakata välja tulema, on vaja kõigepealt enda jaoks luua üldse selgus. Vaja luua selgus, kus ma siis tegelikult olen. Tihtipeale me loome juba sellise hirmufooni aru saamata tegelikult, mis antud olukord on. Me ei, nagu ma ütlen, tuleb teha reality check. Tuleb aru saada, mis mul nüüd toimub siin praegusel ajahetkel, mis tegelikult see seis on. Ja kui nüüd rahaliselt võtta, siis mõnikord tõesti tundub, et nii, nüüd on kõik. Ja tihtipeale, kui ma löön selle reality checki, siis saab nii mõndagi muuta. Kas siis midagi, kas mingisugust lisaasja vaadata või mingisugust kokkuhoidmiskohta või ükskõik mida. Et me tihtipeale ei tee seda. Me ei vaata seda antud olukorda. Ja see on üks selline hakkama saamise minu meelest kuldreegel, et tuleb hakata sellest pihta, et aru saada, kus ma olen. Ja kui ma mõtlen, mul on üks viimasel ajal päris mitu sihukest klienti on, kes on sihukeses tõesti tee lahtmel ja ta ütleb, et ma tõesti ei tea, kuidas ma siit edasi lähen, kuidas ma siin saan hakkama. Ja kui me vaatame reaalset olukorda, siis läheb pilt täitsa selgeks. Täiesti selge pilt, siis kuidas ma nagu ennem aru ei saanud, et tegelikult on nagu nii palju võimalusi.
ja ma tean nagu ärinõustamisest, et kui noh, mis seal on, eks ole, mõnikord inimesed jõuavad vaata rahateemadesse, eks ole, et äri jõuab lõppu ja siis terendab see pankrot ja siis see lööb nagu kõik sassi, eks ole, inimene mõtleb, et ma ei tea, kuidas hakkama saada. Ja ma olen korduvalt seda kogenud nagu töös inimestega ja selles praktikas, et see raha on nagu mingi sihuke imeaine. See lihtsalt nagu tekib juurde, ei tea kust. Kui tekib just nimelt see reality check plan, et sa tead nagu täpselt, et okei, et me tahame kohe nagu vaadata sinna lõppu, et noh, mis siis on peale seda on ju, aga me ei vaata nagu järgmist sammu ja siis sellest järgmist sammu, mis tooks meile selle ärevuse, maanduse, rahulolu ja siit nagu siis selle edasi minemise. Jah, et kõigepealt tuleb tulla kohale, teha, vaadata üle, mis toimub ja alles siis saab hakata siit nagu edasi minema. Tihtipeale inimesed teevad selle esimese sammu, okei, ma vaatan kõik üle ja siis on kõik, aga noh, mis noh. Edasi ei astu. Et küll nüüd tuleb. Ei tule iseenesest mitte midagi, ma võin öelda, et ei tule ühtegi muutust iseenesest, kui ei tule tegu. Et noh, sa pead ikkagi kuidagi hakkama nagu siit nagu mingisuguseid samme astuma. Et see võib olla ükskõik mis samm. Ja, muidugi. See võib olla kas või see, et ma kirjutan kellegile tuttavale. Või ma panen kuskile mingisuguse info ülesse või ma nagu võtan kellegiga kontakti. See võib olla ükskõik milline samm, aga et ma ikkagi teen endale mingisuguse tegevusplaani ja ma saan aru, et kuidas ma sellest olukorrast saan hakata välja liikuma. Et muidu lihtsalt ei ole võimalik. Ja see on ükskõik millise olukorraga. Mulle meenub üks minu just oli see eelmine grupp meil 9 kohtumist iseendaga. Jah, see oli vist eelmine grupp või oli esimene grupp, ma ei mäleta, kust tuli väga selgesti välja see teema, et kui oluline siin on otsustamine, et ma hakkan tegutsema, et see on see otsustamine, et me ei pea hakkama nagu otsustama, et kuidas ma hakkan tegutsema, aga et see otsus iseenesest, et ma ei jää sellesse punkti, et ma ei lase teistel nagu enda eest ära otsustada, vaid et ma teen selle otsuse ja ma hakkan siit nagu liikuma, et see üks samm viib nagu teisele, et see otsustamise punkt on väga-väga oluline ja otsustamine on ka juba tegevus, eks ole, see on ka juba samm edasi on ju, et kui sa oled hirmus, oletame, et siis sa oled hirmus ja sa isegi ei tea, kas see on ärevus või hirm ja siis sa seisad sellel ristteel, sa tõesti ei tea, kas paremale või vasakule aga kui sa ära otsustad, et sa isegi tõused automaatselt ohvriseisundist sellest välja ja sa hakkad tegutsema, sest sa oled niimoodi otsustanud. Et ja siis jah, eks ole. Et noh, kui me praegu mõtleme sellist maailmapilti ja sellist suurt loksumist ja kõikumist ja kriise ja asju, et tegelikult kriis, mis on, ta on alati muutus. Ja on inimesi, kes muutustele on väga vastuseisvad. Ma ei taha ühegi muutusega kaasa minna. Ja see tavaliselt tõmbab meid kaasa. Ja siis ma ei tee mitte midagi. Ma olen selles, kus ma olen. Ja tegelikult siis ma ei saagi hakkama. Ja vaata, siin on see ka ju, et sa annad oma tähelepanu sinna sellesse fookuskohta, eks kaotad ise ennast ära, lähed teiste hirmuga kaasa ja siis sa navigeerid selles, nii et see nagu tühi-tähi ring isegi. Ja kriis ei ole mitte ainult, kriis on isegi võib-olla teinekord täiesti uus algus. Just. Et me ei oska kunagi seda nagu niimoodi vaadata, just ongi, sest me oleme hajutatud sellest ärevuse ja hirmu emotsioonist. Sest mõne jaoks on kriis väga hea kasvulava. Võimalus. Et see sõltub kõik sellest, kuidas me seal antud aja hetkel oleme. Aga ma ütlen veel kord, on kõigepealt aru saada, kus ma praegu olen. Ja siis hakata vaatama, et kas ma siis näen selles võimalust või ma näen selles siis selles, et ei, ma kindlasti hakkama ei saa. Ja mida ma siis endale siin räägin, on ju? Kas ma siis räägin kogu aeg, et ma ei tule toime? Või ma nagu hakkan otsima mingeid lahendusi? Kas ma olen lahendusele suunatud või olen ma sellele suunatud? Et selles mõttes on küll hästi huvitav, et mõned inimesed on tõesti nii, et noh, kui mul on üks naine on hea näide, et ta tuli siia ja ta oli täiesti selline, kuidas ma ütlen, nagu kokkukukkumise koha peal veidike, et ta ütles, et mina ei tule siit välja. Ja tegelikult, kui me tegime selle niinimetatud antud hetke ülevaatuse, siis tuli välja, et tal on kõik väga hästi. Ta oli lihtsalt emotsionaalselt kehvas seisus. Ja kui ma olen emotsionaalselt kehvas seisus, siis tundub, et kõik maailm ongi väga halvasti. Tegelikult oli kõik väga okei. Ta oli rahaliselt tegelikult täitsa okei. Kuigi ta arvas, et ma ei tea, mis oli endale süstinud kogu aeg, et ma ei tea, mis muga nüüd siin on.
isegi nagu suhte teemal oli isegi päris, kuigi ta mõtles, et hakkab lahku minema. Et selleks, et aru saada, kus ma olen, mõnikord muudab nagu väga palju. Mul on ka üks kliendi näiteks väga huvitav näide, kuidas inimene elas nagu võib-olla sellises tulevikus on ju ja sellises negatiivtulevikus, et noh, ilmselt oli tekkinud mingisugune isiklik, ma ei tea, kuidas selle kohta öeldaksegi, siis minapildi probleem või võib-olla isegi see eksistentsiaalne probleem. Ja naine väga mugavasti on siis mehe poolt ära majandatud, ise midagi ette võtma ei pea, aga ikka on nagu probleeme, et miks ei võiks lihtsalt elu nautida. Aga tal tekkis see teadvustamise punkt, et mille me nagu läbi töötasime, oli see koht, et okei, et ta saab täna ilma süütundeta nautida seda perevilja, mis on, ja see ongi tema hakkama saamise viis praegu. Ja muuseas, et vaata, kui meil see saate fookus täna on, et hakkama saamine, siis teinekord tuleb välja, et on vaja ka saada hakkama sellega, millega tegelikult üldse hakkama saada ei ole vaja. Mõistad? Ehk et temal oli vaja hakkama saada sellega, et kõik on olemas ja tal oli vaja saada hakkama sellega, et nautida lihtsalt seda elu võlu, koduvõlu, iseendaks olemise võlu ja samas, eks ole, me töötasime läbi selle punkti, et kui nüüd midagi juhtuks, et tal on olemas absoluutne siis kogemuste pagas potentsiaal ja kui ta midagi ei tea, siis tal on piisavalt peale hakkamist, et ta saab sellest punktist ennast teatud sammudega välja. Et see on võib-olla harvem näide, et selle hakkama saamise ajal me võib-olla rohkem mõtleme, et noh, kui midagi juhtub, kuidas ma saan hakkama, on ju. Aga jah, et ka niipidi võib olla. Jaa, et me tihtipeale, me mõtleme selle oma peas palju hullemaks, kui tegelikult see asi on, et kui ma päriselt ei tee nagu sellist olukorra hinnangule, ei vaata sellele otsa, kus ma siis olen. Et siis me võime kaevata ennast ükskõik kus kohta. Ja muidugi mõtted käivitavad emotsiooni ja vastupidi, et ja kui meil on mõtted on teadvustamata või siis harjumuslikud, eks ju, ja kõik on automatismis lookleb, siis niimoodi ongi. Ja siis tundubki see võimatu, et võt, jah, selle koha pealt tõesti, et aga no hea küll, milliseid lugusid veel saame näiteks tuua? Mis veel seinad räägiksid? Muidugi on selliseid ka selliseid lugusid, et mis on väga keerulised inimeste jaoks, et kui sul on mingisugune elustandard. Ja kui sa pead nüüd astuma, ütleme, kui sa on siin mingisugusel kõrgusel ja sa pead astuma nüüd siia alla ja võt siin tekib hästi tugev selline vastupanu koht. Et eile sõitsin Mersuga, täna lähen Škodaga. Noh, näiteks, mina näiteks sõidan Škodaga, ja ma olen sõitnud Mersuga kunagi ka. Et see, et ma nüüd pean siit nüüd alla tulema ja võt see on selline tohutu vastupanu koht. Ja praegusel ajajärgul on väga palju inimesi, kes peavad tegema selle tagasi astumise, selle tagasi sammu. Ja kuna see vastupanu koht on nii tugev, siis see tekitab veel tugevamat sisepinget ja veel tugevamat kriisiolukorda meie enda sees või siis ka rahaliselt või ükskõik majanduslikult. Nii et see, kuidas ma ütlen, lubamine samm astuda tagasi, see on väga keeruline. Mina olen seda teinud oma elus ja mul on siin see hakkama saamise koht oli tegelikult üldse mitte materiaalne selles mõttes, et mul ei olnud, et ma lasen mõtlen, kuidas see esimest korda mul oli niimoodi, et mul oli autol mingisugune see liisingu jääki, ma tundsin, et mitte, et ma ei suuda seda maksta, vaid ma otsustasin, et ma ei soovi enam selle niivõrd palju vanema auto eest, mul väga heas korras auto oli Audi, aga ma tundsin, et ma ei soovi enam maksta tema eest iga kuu. Ma ei soovi enam, ma tahan seda vabadust, et ma ei soovi enam selle eest maksta. Ja kui ma siis nagu tegin selle reality checkpointi, et kui palju ma nagu reaalselt autoga sõidan. Ja kui palju ma selle liisingu raha eest, et ma võin taksoga sõita kas või isegi lusti pärast poodi ja tagasi, ma ei tee siis ka seda raha täis. Ja ma tegin selle otsuse ja ma müüsin oma auto ära. Ja mul ei olnud pool aastat autot. Ja ma ütlen, et see oli väga nauditav aeg, väga täielik vabadus. Ja ma muidugi leidsin üles ka selle mindseti, see oli tegelikult ikkagi seotud selle hakkama saamisega selles mõttes, et mul oli korraks nagu see hirm, et kui see Audi peaks nüüd katki minema või midagi peaks juhtuma, siis tuleb süke rull välja käia, et ma ei tea, kuidas me sellega nagu, et ma ei taha nagu pere eelarvesse seda, on ju. Et noh, ikkagi oli seal kuskil üks ole see nõks nagu taga, on ju.
aga jah, see aitas mind hästi, et vaadata nagu seda reaalsust ja võimalust ja just nimelt seda vajadust. Et no väga paljudel, palun vabandust, et ma niimoodi ütlen brutaalselt välja, aga paljudel on auto sellepärast parem, et naabril on selline. Neid näiteid ju on. Sest see tõstab meie väärtust ja tõstab meie enesehinnangut. Aga me peame sellega ka hakkama saama. Ja, aga noh, me võime kuskilt anda ju selle sammu tagasi, aga me võime ju kuskilt mingit muud asja siis nagu endale võib-olla natukene rohkem lubada. Et võib-olla sa läksid siis tegid midagi enda jaoks, läksid mul oli palju rohkem aega. Just. See on nagu täiesti pöördvõrdeline, et olles autoga, ma ei ela linnas, eks ole, ma elan ikkagi maal ja mul oli palju rohkem aega ja seda aega tekkis juurde kuidagi nagu ka nende jalutuskõndide, et lähen bussi peale või ei lähegi üldse linna sellel päeval, et ja sellist otsustusvabadust, nii et ühesõnaga see illusioon oli väga murdev. Et aga ma arvan, et selleks, et sinna punkti üldse jõuda, see oli mingisugune päris tugev reaalsuse teadvustamine endale on ju ja siis otsuse tegemine, et ma teen selle otsuse, et see on, ma arvan, kõige suurem väljakutse üldse praegu, et kuidas ma astun selle sammu tagasi. Eriti muidugi puudutab see neid inimesi, kes on võib-olla kuskil kõrgemal positsioonil töötanud, et kuidas ma astun selle sammu tagasi, et või on ütleme majanduslik seis on läinud allapoole, et kuidas ma astun, võib-olla ma peangi selle korteri ära müüma ja võtma veidikene väiksema korteri, kuigi võib-olla vajadust ei olegi nii suure elamispinna järgi, et kuidas ma teen selle sammu enda sees, et ma astun selle sammu tagasi. Et minul on näiteks täitsa siuke drastiline, et mul elasin sellist elu, kus mul oli 2 maja ja praegu ma elan rendipinna peal, et see on päris tugev selline tagasiastumise samm ja ma tegelikult naudin seda elu, kuigi jah, on selliseid huvitavaid olukordi olnud, kus ma olen võib-olla pidanud ühest kohast teise kolima, aga et mul ei ole ühtegi finantsilist kohustust tänu sellele, nii et inimesed teevad väga erinevaid samme ja me mõnikord me oleme harjunud käituma selliselt, mis ütleb ühiskond. Ja nii mõnigi vaatab mind, et no mis mõttes. Ja see on see sõnum ka, eks ju, sealt välismaailmast sissepoole. Ehk et me tõesti, me elame kogu aeg väljaspoolt sissepoole, et see, kuidas me nagu kuuleme, mis seal öeldakse ja me võtame selle omaks. Ja see allalaadimine toimub ka ju ülikiiresti, keegi midagi ütleb, on ju, ma kohe hakkan seda nagu nii-öelda analüüsima või läbi mõtlema, et kuidas minul on ju. Kõik, see on juba automatism. Me oleme harjunud sellega. Me oleme harjunud sellega ja kui me oleme sellega ka veel harjunud, et keegi kogu aeg viriseb, et kõik ongi nii kallis ja ma ei teagi, kuidas ma saangi hakkama ja kas üldse on võimalik hakkama saada. Kuule, ega ma see või see ei ole, et ma saaksin sellega hakkama, et siis tulge ise endasse ja kui te ei oska endasse tulla, siis otsige keegi, kes teid natuke juhendab, miks mitte terapeut, miks mitte keegi hea sõber, kes teid kuulab ära, aitab teil nagu välja tuua selle või siis pange ennast enda hea sõbra olukorda, et kui teie sõbral oleks selline olukord nagu teil, kuidas, millist nõuda annaks, kuidas saada hakkama selles olukorras, mida tema teeks, eks ju, või mida teie sõbrana soovitaksite, et mustmiljon võimalust ja minu meelest iga selline hakkama saamine on nagu tohutu kasv endas. Noh, võtame kas või meie selle podcasti alguse, et kui kaua me selleks valmistusime, me otsisime erinevaid professionaale, erinevaid võimalusi, tegelikult oli asi otsuses. Et nüüd me teeme ära, me sellest rohkem ei tagane ja kuidagi kõik hakkas tšaks minema, eks ju, ja täna me oleme siin. Jah, nii et ma arvan, et võib-olla siin ongi siuke hea kokkuvõtte koht, et kõigepealt aru saada, mis mu ümber toimub, mis situatsioonis ma olen, siis teha see otsus ja siis hakata tegutsema, nii et ma tõesti soovin, et me saaksime kõik hakkama ja tuleksime toime ja ei looks illusioone selles hirmus, et ma ei saa tegelikult hakkama, nii et see on tõesti siukene väga tugev illusioonne pilt, et igast olukorrast on alati väljapääs, kui me seda tegelikult soovime, tahame ja on meie ümber väga palju inimesi, kes on nõus ka aitama. Muidugi ja mina laiendaksin omalt poolt siit veel mõtet, et ma olen ka sellest kohast edasi püüdnud liikuda, et minu jaoks see hakkama saamine väga tihti sisaldas sellist võrdusmärki, et kuidagi moodi või otsaga või et saab tehtud küll, et ma olen tänaseks seda mõtet enda jaoks nagu nii palju laiendanud, et see hakkama saamine oleks nauditav teekond ja ta oleks millegi ülene, et seda kasvu ja seda arengut, mis mulle see hakkama saamine annab, et see tõesti ületaks minu
muutuseid. Siiamaani on niimoodi läinud. Võib-olla tööl nagu sinu abiga, võib-olla kodus abikaasa toel, laste toel, aga niimoodi on läinud. Sellepärast, et mu mindset on midagi enamat kui lihtsalt, et saame hakkama. Aitäh! Ja.